täitsa uus mudel. 2015 otsustas siis Ford oma One World, One Ford programmi raames tuua sellega Euroopasse. Fordi kiituseks peab ütlema, et nad on ikkagi suutnud säilitada Euroopa Fordidele omased siuksed veermiku ja rooliseaded, mis tõttu ka kiirtee peal on ta suurtel kiirustel mugav ja stabiilne. Eile sai proovitud ka 200 km/h kiirust. Täiesti turvaline ja kindel olek oli roolis ka selle kiiruse pealt, et ühe suure auto kohta on see üsna hea tulemus. Seest on ta loomulikult avar tänu ka oma välismõõtmetele. Keskkonsool on lai, saab mõnusalt küünanukki toetada. Materjalide valik on ilmselgelt näitab Fordi soovi teda vähemalt Euroopas natukene üles upitada sinna premium klassi poole. Edge'i hinnad hakkavad Eestis tänapäeval kusagil 40 000 suurusjärgus ja parema varustusega lähevad kindlasti 45-50 000 välja, mis tõepoolest on juba siuke Audi ja BMW hinnaklass. Teda tuleb Euroopasse ainult ühe diiselmootoriga, pakutakse ainult 2-liitrist diiselmootorit, seda kahes seadistuses. 180 hobujõuline on alati kokku pandud 6-käigulise manuaalkastiga. 210 hobujõuline tuleb alati automaadiga, mis on ka 6-käiguline. Ja Euroopa aludes on Edge igal juhul 4-veoline. Loomulikult on pardal kõik võimalikud turvavidinad, alustades adaptiivsest kiirushoidikust ja lõpetades jalakäijate tuvastusega ja ise parkimisega ja millega iganes veel. Selles osas tänapäeval kokku ei hoita. Hoolimata sellest, et käsikastiga auto on mõnevõrra lahjema mootoriga või ütleme, mootor on küll sama, aga seadistus on lahjem, et siis ühel on 180 ja teisel 210 hobujõudu, siis käsikast annab sellele kogu komplektile ikkagi nii palju erksust, et nendel tegelikult kiirenduses ja kiiruses vahet ei tunneta sõidus absoluutselt. Mis võib-olla natukene mõjutab sõidumugavust on see, et see sportversioon, mis tuleb automaatkastiga, on 20-tollistel velgedel ja tavalise varustusega auto on 19-tollistel velgedel ja see, kuigi väike vahe, on kehvema asfaltkattega teedel täiesti tunda. Aga samas ei saa kuidagi väita seda, et ka see suurte ratastel Edge oleks ebamugav või sportlik. Et selgelt auto on ikkagi suures plaanis orienteeritud mugavusele. Kütusekulust ka tehase andmete järgi võtavad mõlemad versioonid kusagile 5-6 liitri vahele keskmiselt kütust. Kuna see proovisõit on möödunud valdavalt Saksa kiirteel ja kohati on olnud ka päris kiiresti sõitmise lõike ja ülejäänud aeg samas jällegi linnaliikluses, siis kahtlemata selliseid numbreid saavutada on keeruline. Ja vaadates palju tankida oli vaja, siis ma julgeks arvata, et see kompuuter võib-olla näitab olukorda tegelikkusest natukene paremana. Et pigem ma julgen ise pakkuda, et see keskmine kütusekulu võis jääda 1 liitri pooleteise võrra suuremaks. Hetkel on istumise all 210 hobujõuline turbodiiselmootor 2-liitrine, mis on paaritatud automaatkastiga ja seda muud moodi ei saagi. Ja iseenesest on nagu täitsa muhe suur ruumikas auto. Palju valgust tuleb sisse. Natukene tundub, et auto petab gabariidi suureks, mida on tunda mingitel maantee ehitustel sõites, kus tee on kitsaks kokku tõmmatud. Et kuna piilarid on nii paksud ja kapoti peal ees on näha ka Mustangilt tuttavad sarvekesed, siis see petab auto natukene laiemaks, kui ta tegelikult on. Ega on selline tunne, et sa ei mahu mingitest kitsaskohtadest läbi. Ta on väga öko kuni kiiruseni umbes 130 km tunnis, sealt edasi hakkab ta jooma nagu segane. Sõit on üpriski mugav, kuigi nüüd siin Saksamaa autobaani kiiruste peal juba ikkagi üpriski mürarikas. Aga helipildist rääkides tuleb kiita auto helisüsteemi kindlasti. Eile sai teda proovitud ja mingisugused nüansid on kuulda, mida kõrvaklappidest näiteks üldse tähele ei panegi. Jah, aga kui arutleda selle üle, et kes seda autot osta võiks, siis ma arvan, et ei ole mingisugune tuumafüüsika välja mõtelda, et see on eelkõige pereauto. Tõenäoliselt üksikul inimesel endal nii suurt autot osta mõtet ei ole. Pere 3-4, mõngitel juhtudel võib-olla isegi 5-liikmeline saab sellega täiesti hakkama. Ja ma arvangi, et Eesti oludes inimesed, kes siiamaani on vaadanud just nimelt Kia Sorento ja Hyundai Santa Fe poole, võiksid
vaadata ka Edge'i üle ja käia proovisõidul ja teha siis otsuse. Tulen tagasi selle juurde, et sa ütlesid natuke aega tagasi, et minu liik on välja suremas ja sellega ma olen täiesti nõus, ma olen üldse üks väga imelik liik. Mulle meeldivad autod, millega on raske sõita, millega sa saad võimalikult palju ise juhina ära teha, millel on kindlasti 3 pedaali. Et selle ja mis on soovituslikult ka natukenegi sportlikum ja selles mõttes see ei ole see nagu mitte mingit pidi minu auto, aga ma pean sellegi poolest ütlema, et ta kuidagi pidi nagu sümpatiseerib. Et on tegelikult ühtlaselt ilus auto minu silmale. Ja see värv, mis nüüd sportvarustusastmega kaasa tuleb, no on ilus. Ma ei teagi, kuidas seda nimetada. See on siis mingisugune kollase ja oranži vaheline. See oli mingi Spice'i oli selle värvi nimi. See oli kuidagi vürtsiga seotud värvi nimetus. No see vürtsikas värv sobib sellele mudelile hästi. Kui mul anda valida, et ma pean sõitma Tallinnast Tartusse, jätame nüüd Saksa kiirteed kõrval, need on natuke ekstreemsed, aga kui ma pean sõitma Tallinnast Tartusse ja mulle antakse valida, kas ma sõidan selle Ford Edge'iga või mulle antakse Focus RS, siis ma paraku ilmselt võtan selle Edge'i, sest sellega kohale jõudes ma olen oluliselt puhanum ja Edge on väga mõnus reisikaaslane. Piisavalt ruumikas, mahuvad kõik asjad peale, mis on vaja kohvrit, asjad ja pikka teed ikkagi väga mugav.